Okei, nüüd läheb põnevaks. Ratas on jälle pakitud ja pakitud on ratas sellepärast, et nüüd ma olen teel tšau Mõõrts. Kais tuleb. Tšau Mõõrts. Nüüd ma olen teel Lõuna-Eestisse, et osaleda oma elu esimesel nägemata Eesti motoorienteerumisel alapealkirjaga Lõunamaine. Japp, et praegu on reede õhtu, kella 6 avatakse seal kämp. Ega mul erilisi ambitsioone ei ole, et ühe eesmärgi ma endale ikkagi seadsin. Võib-olla kui ma selle saavutan, siis on vägev, et ma tahaks jääda vähemalt, mitte viimaseks, vaid eelviimaseks. Kui ma eelviimase koha saada, siis on juba kõik vägev. Aga tegelikult ma ei lähe sinna ju mingi koha pärast, ma lähen sinna seikluse pärast ja kogemuse pärast ja see saab olema äge. Vot, aga näeme ilmselt juba seal, kui kõik, inshallah, nagu öeldakse, kui kõik läheb plaanipäraselt. Ja muidugi läheb, miks ta ei peaks minema. Tervitus! Tervitus! Tere tulemast Lõunamaale! On väga tore olla Lõunamaal. Ma olen nüüd tagasi teel oma esimeselt motoorienteerumiselt siis. Mitte lihtsalt motoorienteerumiselt või mingit suvaliselt, vaid nägemata Eesti motoorienteerumiselt ja lõunamaise etapilt. Ja mõtlesin, et mul ei ole mingi skripti ees, ma hakkan lihtsalt rääkima. Et enne esimese asjana ma tahaks väljendada oma tänu ja imetlust korraldusmeeskonnale. Et kuivõrd professionaalselt ja samas sõbralikult nad oma asja ajavad. Rattad tuleb siia rööbi panna. Kas sul on telkimine? Mul on hämmok. Sul on hämmok. Äkki saab kuskile riputada. Hämmokid peaks siis vaatama. Jube kaugel vastasime, et siin on midagi lähemal. Telkimisalal. Et põhimõtteliselt telkimisala on teist pool punast maja. Et seal sa näed, kus teised on pannud. Äkki sa leiad seal endale koha. Ja kui sul on mingid söögi või raha asju vaja veel korda ajada, siis tule sealt lava juurest läbi, saab söögitalongi. Okei, väga ja mul on ööbimise eest vaja maksta. Siis tule. Siis siin on ka 2 koera. 2 koera? Väikest võib paitada, aga suurt ei tohi. Selge. See on oluline informatsioon, aitäh. Ja kogu see crowd seal, et kui sa oled vähegi niimoodi, adventure või dualsport mootorratta huviline, siis nagu see on see koht, kus need inimesed kokku saavad ja need kõik ühendab ühine huvi ja kõik on sulle valmis rääkima ja selgitama ja näitama oma ratast, oma varustust. Aga ma saan veel panna? Aga need steksid olid päris head, nagu mulle meeldis. Nad said lihtsalt see... Ja kui nüüd tagasi korraldusmeeskonna juurde minna, siis see on sari, mida ma usun, et ei ole lihtne korraldada. Et ma tean natukene, kuidas Kaitseliit näiteks oma õppusi korraldab, kuidas seal tuleb selle õppuste piirkonna maaomanikega läbi rääkida ja kooskõlastada aga kui
Kaitseväe ja Kaitseliidu õppuste puhul on enam-vähem ju saab määrata või on aimata, kust kohast mingid kolonnid liiguvad, kust kohas tegevus toimub. Siis kui sul on 100+ maastikuvõimelist mootorratast maastikul lahti, siis sa ju, need võivad minna igalt poolt, teha igasuguseid asju. Et muidugi sa saad ennem ja räägitaksegi ennem sõnad peale, et sa eramaalt läbi ei lähe ja nii edasi. Aga nad ei, selles mõttes see on tunduvalt kontrollimatum, et seda kõike hoomata, seda kõike hallata. See nõuab head meeskonda ja tugevaid närve ja väga oskuslikku reageerimist probleemidele ja see kõik on sellel tiimil olemas, et ma ei tea, kaua seda sarja on tehtud, aga üks osalejatest mulle väitis, et seda on juba 15 aastat tehtud, 15 aastat, et sealt see kogemus on tulnud. Et kui sa nüüd mõtled, et äkki võiks, ei tea, kas minna mõnele nägemata Eesti üritusele ja kuidas see korraldatud on, siis selle sarja korraldajad, need on imeinimesed, et see on viimse detailini paika pandud. See võib sulle esmapilgul tunduda, kui sa sinna esimest korda lähed nagu mina, et on kaos. Mulle ei tunduda, aga võib, sest et seda kõik on nii palju. Aga tegelikult see on kõik paigas, see on kõik kontrolli all, see kõik toimub. Nii, teine pool veel korraldamisest. Ma tean natukene ka orienteerumisest, kunagi oli siuke sari nagu neljapäevakud, võib-olla on siiamaani, et lapsena ma seal käisin isaga kaasas ja võtsin ise ka osa. Ja siis sinna ju, pannakse ju metsa mingid punktid, mis tuleb läbida. Ma ei tea, palju neid punkte on seal neljapäevakutel. Aga kui me räägime nüüd motoorienteerumise, nägemata motoorienteerumise punktidest, siis las ma näitan teile midagi. Minu käes on nüüd selle võistluse kaart ja see on kruusaklass ainult. Et siis on eraldi on ka asfaldiklass. Aga ma ei tea, palju siit nüüd näha on. Äkki on. Et siin on kogu see kaart on tihedalt punkte täis. Need suurem punaste ristidega, need on need, mis mina läbisin. Väga vähe läbisin, aga selleni me veel jõuame. Aga siin on, minu meelest on siin neid sadu neid punkte. et kõik need kohad
looduses leida ja punktina ära märkida ja kirja panna selle meeskonna poolt. Come on, see on nagu, mina ei kujuta ette, kuidas seda tehakse ja kui kaua see aega võtab. Et jällegi, et kui mõni võib mõelda, et no, et 60 eurot etapi eest tasu, et kuhu see raha läheb ja mis selle eest tehakse ja mis selle eest saab, siis noh, seda saabki, et sul on nagu jõhkralt punkti. Need punktid ei ole seal lihtsalt niimoodi punktid, vaid need on ka 3 eri raskuskategoorias sinna peale pantud, et ja meeletu töö tundub see mulle olevat. Et oleks mul müts, võtaks mütsi maha. Tere tulemast, rõõm ja samas ka hirmutav on näha seda seltskonda, mis siia eriti kruusaklassi registreeris. Me ei võtnud ise kuulda seda soovitust, et ärge laske. Üks hetk oli niimoodi, et oli 50 ja siis oli järsku ja siis oli niisugune mõte, et no kas vahet on nüüd, kas on 90 või on 100 on ju. Aga pidi suur vahe olema ikka. Nüüd natuke sellest, kuidas minul läks. Hakkab pihta. Start. Minul läks niimoodi, et see oli, noh, jah, ma seadsin endale eesmärgiks, et kui ma jään eelviimaseks, siis on mu eesmärk täidetud. Ja noh, ütleme nii, et selle eesmärgi ma täitsingi, et ma ei jäänud eelviimaseks, ma jäin eelviimaseks nendest, kes lõpetasid. Ja kui ma seda tulemust nagu nägin, siis mis seal salata? Ma olin natukene pettunud endas. Aga samas oli mul nagu väga hea meel selle üle, et see ei olnud niimoodi, et ma oleks nagu hullult pingutanud, pannistanud ja teinud kõik, mis minu võimuses ja siis oleks maandunud selle koha peal, kus ma maandusin. Ja ei oleks teadnud nagu, et noh, mis nüüd saab, et kas see ongi mu võimete lagi. Aga tegelikult, mida mina võitsin selle võistlusega, ma sain nagu jube palju õpikohti, mida ma järgmine kord nagu tean ja mille arvelt ma saan paremini teha. Ma arvan, et ma saan, et sellest 6 tunnist, mis raja läbimiseks on, julgelt 2 tundi ma lihtsalt nagu kulutasin ära sellepärast, et mul ei olnud kogemusi ja ma ei teadnud. Aga võib-olla peaks sellest eraldi video olema, abivideo, aga ma arvan, et ma räägin selle praegu ka ära. Nii selles järjekorras, nagu mulle pähe tuleb, et mis on nagu, kuhu minu aeg raisku läks ja mida teie saate vältida, kui te näiteks ka kavatsete minna. Ja ma soovitan minna. Hakkame mingi suvaliselt peale, et ma sain alguses kaardi kätte, nagu näha. On see ikka, noh, see võitis silme eest kirjuks, ma ei saanud aru, mis nüüd saama hakkab. Ja minu probleem oli selles, et ma veetsin esimesed 20 minutit niimoodi, et ma ei suutnud ennast paika panna kaardil. Ma ei saanud aru, kus kohas ma olen ja kui ma ei saa aru, kus kohas ma olen, siis ei saa ma ka orienteeruma hakata mingit punkti otsima. Mingi auto tuleb, ei tule. Nii.
ja alles kuskil poole etapi peal ma ühelt maalt nagu kellegi käest küsisin, et kuulge, et noh, et äkki näitate, kuidas ma selle lahendasin, oli see, et ma sõitsin siis, ma vaatasin oma nagu selle navigatsioonisüsteemi peal on ka mul kaart ja siis ma panin paika, et okei, ma pean minema Otepääle sellesse punkti, et ja selle risti ma tundsin oma selle navikaardi peal ka ära ja siis ma tean, kus ma olen ja siis ma saan orienteeruma hakata. Võiks algas, esimest punkti. Mul oli ilgelt probleem, ma ei saanud ennast kaardile paika, et tundus, et on, aga seal ei tundus, et ei ole. Ja siis ma otsusin, ma teen niisuguse nippi, et ma leidsin ühe punkti kindlalt, kus ma sain oma navis aru, kus see on, et Otepääl seal mingi teed ristis. Et ma lähen sinna ära, võtan selle punkti ära. Siis ma tean kindlalt oma asukohta. Siis edasi peaks juba lihtne olema. Et asukoht on määratud ja siin on praegu 30 ala. Et selle tee pealt üle sõidatud trahvipunktist järgneb tulema. On stardikoht märgitud siukse topeltringiga. Oleks ma seda teadnud, ei oleks ma seda esimest 20 minutit kulutanud selle peale, et edast proovida ennast kaardi peal paika panna. Et see on täitsa olemas siin märgitud. Nüüd teine õppetund, mis ma sain, oli see, et okei, ma vaatasin, et siin Otepääl on see punkt numbriga 29. Nii, sõitsin sinna sellesse 1, 2, 3, 4, 5 tee risti ära ja siis üritan nagu aru saada, et kus see punkt on. Ma ei tea, missugune see välja peab nägema üldse, kas seal on mingi lipp või kuidas ma selle punkti leian. Tuterdasin siin ringi, sõitsin erinevate tee otsade peale ja üritasin aru saada, mis asi see punkt on. Siis lükkasin ennast lõpuks või sõitsin siia Olerexi tanklasse, oli vist Olerex seal või Alexela või mis iganes. Lükkasin tanklasse, mõtlesin, okei, ma siis tangin ära ja siis uurin seda kaarti edasi. Ja siis võtsin selleks, et selle võistluse osaleda, peab olema siis sul jooksma selle Nutilogi äpp sul telefonis, kus on kõik need punktid kirjas ja mis jälgib ja kus sa saad registreerida. Võtsin selle Nutilogi äppi lahti ja siis vaatasin punkt 29, seal on kirjas Otepää Olerex. Ehk oleks ma juba eelnevalt vaadanud sealt logist, mis selles punktis on, mida ma otsima pean. Ma oleks jälle 20 minutit vähemalt kokku hoidnud, ma ei oleks seal ringi tuterdanud, ma nägin ju, et seal on see tankla ja oleks saanud selle kohe ära registreerida. Aga no ma ei teadnud seda. Yes, esimese punkti just võtsin ära. Otepää Alexela tankla. Okei, ma tean, kus ma olen. Ma näitan teile kaarti ka, see on ikka paras. Siuke. Mina olen siin. Ma võiks siia ära võtta, kas 106, võtan 87 ka ära. Siit lähen. Siin olen, siit keeran. Ja selle tee peal 87. 87. Mida ma otsin? On nii, äkki sellest on ma oleks teadnud, et see Alexela tankla, siis ma oleks nii palju otsinud. 87 on meil bussipeatus. Okei. See on sinna poole ja saame ühe bussipeatuse. Selge. Tuleb ma hakkan aru saama, kuidas see mäng käib. Ehk siis tuleb vaadata, mida sealt punktist otsida. Ja mitte ainult vaadata seda punkti nimetust, vaid näiteks jällegi tee see punkt lahti ja vaata, mida su käest saada tahetakse. Et jälle oli mingisugune teine punkt, kus ma vaatasin, et okei, silt on punkt. Aga peale ma ei klõpsanud sellele. Kihutasin sinna punkti ära
siis vaatan niimoodi, et kaugelt üle magistraali on suure põllu peale mingisugune punaste tähtedega mingisugune silt pandud. Sõidan sellele sildile veel natuke lähemale või selle tee peale. Mõtlen, et okei, et ilmselt tahetakse teada võib-olla, mis värvi tähtedega on sildi peale kirjutatud või mida iganes. Vajutan punkti selle lahti, kirjeldus tuleb, et ja seal on hoopis küsitud, kelle nimel või kelle loal võib siseneda. Ja vastusvariandid mingi presidendi, omaniku või siis, ma ei tea, mis see kolmas variant oli. Ja siis ma sain aru, et ma vahin hoopis mingit valet silti, et seal minu selja taga 5 meetrit või natuke rohkem kui 5 meetrit selja taga oli tõepoolest üks silt, eravaldus, sisenemine omaniku loal. Et oleks ma nagu lugenud eelnevalt, mida seal punktis tahetakse, ma oleks aru saanud kohe, et mul ei ole vaja sinna mingit üle põllu mingisugust silti hakata vahtima silmad vidukil. Jälle õppekoht, loe, mis on punktis ja mida sealt tahetakse saada. Et väga lihtne nagu viga, mida vältida, mille arvelt saab järgmine kord nagu kiiremini. Põnevamat väga läksin näide sellest, mis võivad kolmnurgad olla. Kolmnurgad punktid. Ja juba täna varsti ei tule ja oleks lahedam neid kolmnurgad. Nüüd kolmas õppetund. Kolmas õppetund on see, et ma arvasin, et okei, mulle antakse kaart. Ja siis ma võrdlen seda kaarti oma telefoni naviga, märgin telefoni navi peale selle punkti ära ja sõidan siis navi järgi. Ja kaarti mul ei ole nagu väga vaja. Paljudel oli, ütleks peaaegu kõigil, oli kaart kinnitatud niimoodi kaardi alusele peale lenksu külge, et sa näed seda kogu aeg. Ma ei teadnud miks. Ja tänu sellele, et ma ei teadnud miks, siis minu jaoks tähendas seda, et tihti lugu, et seda täpselt jälle oma liikumissuundade asju kontrollida enne punkti jõudmist. Mul oli kaart siin vöökotis. See tähendas seda, et kui mul oli seda kaarti vaja kontrollida, kaardi alust ei olnud. See tähendas, et ma pidin mootorratta seisma jätma, kindlad käest ära võtma, mootorratta pealt maha tulema, koti lahti tegema, kaardi välja võtma, kaardi lahti voltima. Nii, võrdlema, kus ma kaardi peal olen, võrdlema navigatsiooni äpiga. Saan aru, ja okei, liigun õiges kohas, õiges suunas, kõik on hea. Kaardi kokku voltima, kotti panema, koti lukku kinni panema, koti pandlad kinni panema, kindlad kätte panema, mootorratta selga sõitma. Iga kord läks selle peale mingisugune, 5 minutit võib-olla ei lähe, aga kui sa teed seda veel 3 korda enne mingit punkti, sinna läks nagu meeletut aega, et kas 3. või 4. õppetund, mis see on, et kaardi alus tuleb endale hankida niimoodi, et sa saad kogu aeg võrrelda kaarti ja navisüsteemi. Et niimoodi, see ei ole jätkusuutlik, kui sa seda kaarti pead kuskilt taskust välja sikutama iga kord. Ja veel üks õppetund. Või mitte õppetund, aga
räägin, kuidas mina niimoodi punktides käitusin. On see, et ma saabusin punkti, võtsin oma nutilogi lahti, siis lugesin küsimust, seal on näiteks 3 vastuse varianti. Siis, et kindel olla, et mitte valet vastust valida, valisin vastuse, veendusin, et õige vastus on, slaidisin selle, kinnitasin, siis panin telefoni ära või siis vaatasin, võtsin kaardi välja, vaatasin, kuhu nüüd siit järgmisena minna võiks täpselt. Siis hakkasin seda seal navi peal paika panema, telefoni navi peal. Siis, ühesõnaga, mul läks igas punktis mingi, isegi kui ma ei jokutanud, ma ikkagi mingi 5 minutit või umbes niimoodi kulutasin seal. Lihtsalt ma ei tea, administratiivsetele tegevustele. Ja siis ma olin ühes punktis, kus siis oli vahemaad küsitud või midagi siukest, seal oli mingi silt, 30 meetrit, mingi ohuala. Noh, jällegi seisan seal, teen oma tegevusi. Ja siis kuulen selja tagant tuleb mingi ilge mürin. Kuradi siuke KTM minu meelest oli siuke kuradi väga maastikuvõibil versioon sellest. Sööstab sisse, minust mööda, paar meetrit. Teeb kannaka ja paneb minema, et selle sama hoo pealt ta suutis selle vastuse ära näha, selle vastuse registreerida ja oli juba teel järgmisse punkti nagu kosmos. Kõike seda hoo pealt samal ajal, eks ju, kui mina seal teen kurat teab mida, et jah, et võib-olla see, ma ei tea, miks ma niimoodi uimerdasin, oli see, et ma vist olen paari vennaga nagu olen rääkinud või on kuidagi kõrvu kostnud või meelde jäänud, et läksin proovima tegema, ega ma väga ei pingutanudki ja ma ei tea, 12. koht või midagi siukest ja siis mul oli kuidagi ka oli see mindset, et mida rahulikumalt ma võtan, mida rohkem ma jokutan niisama, seda parema koha ma tõenäoliselt saan. Noh, ei saanud. Vahepeal peab sööma ka. Siiamaani uhanud. 12:30 alustasin. 12:30 loo. 2 tundi. Paus pole teinud. Punktid on lihtsalt olnud. Aga rart hakkab sisse tulema. Aga põhiline ongi selle asja juures, et alguses paika panna. Ja mis edasi? On kõik juba lihtne. Muidugi mingid võitu taga jääb kihutama, aga hea ma ei tea, aga niisama ei jokuta ka. Nüüd ma lubasin endale väikse poodi. Teen ilmselt ühe sigareti ka. Aga sain kogemused, et järgmine kord ma oma praegusest tulemusest pean parema tulemuse saama, et ja mul ei ole kahtlust ka, et ma enda tulemust parandan. Aga mis ma veel sain, oli niimoodi, et ja sellepärast on mul natukene isegi piinlik, et seal oli muude auhindade jagamise käigus oli ka palju loosimisi. Aga kuna mina olin nii kehvasti oma etteaste teinud, siis ma nagu lootsin või mõtlesin, et ma ei ole, iga kord, kui hakati jälle mingit eset loosi panema, ma nagu mõtlesin, et palun mitte mina, et ei ole ju väärt seda. Aga siis läks niimoodi, et loosil läks muude asjade kõrval läks ka üks, ma näitan.
akukeskuse EU poolt üks CTEC nutikas laadija vist. Jah, akulaadija. Ja loosi tahtel mina selle võitsin. Mul on siiamaani natukene piinlik sellepärast, et ma olin niisugune lohe seal raja peal ja siis kuidagi ikkagi on nüüd minul see akulaadija, kuigi seal on igaüks, keegi teine oleks olnud seda rohkem väärt. Mis ei tähenda, et mul selle üle hea meel ei ole, et mul on üks vana akulaadija, millega ma oma KLR-i laadisin ja mingi täiesti suvaline. Ja ma ei olnudki kindel, kas ma nüüd selle CRF-i mingit kaasaegset akut üldse ja selle laadijaga ma laadisin ka autosid, eks ju, autoakusid, et kas ma sellega tohin üldse oma CRF-i akut laadija ja mõtlesin, et peaks ka endale mingisuguse kaasaegse laadija ostma. Et nüüd see mul on, et jällegi suur tänu akukeskusele sponsoreerimas seda Nägemata Eesti sarja. Suur tänu Fortunale, kes mu välja loosis ja vähemalt jah, on ta nagu selles mõttes, et ei jääda mul kasutult seisma, vaid on väga kasulik. Ja veel kord minu tänud ja lugupidamine korraldusmeeskonnale, minu imetlus kõikidele sõitjatele, kes nüüd ma nägin, et see ei ole lihtne. Ma ei tea, mis imeinimesed need on, kes seal top 10 on, et need ongi need vennad, kes lennu pealt punkte kuidagi suudavad registreerida. Ja ega ainult mitte tulemus, vaid ma ütlengi, et väga mõnus vibe on kogu sellel sarjal ja selle vibe'i annavad need inimesed, kes sinna kokku tulevad. Korra kuus, mõnikord isegi tihedamini, et julgustan küll kõiki, kellele siuke mootorrattakultuur huvi pakub või meeltmööda on, et proovima seda sarja, et teile hakkab meeldima. Nossu garantii. Okei. Tšau. Nägemata Eesti seljalaev. Need viimased lahkujad. Oli ka võimas kogemus ja väga õpetlik ja lahe. Aitäh! Väga äge oli! Oli äge? Väga äge oli!